Tere, päeva eestlane! Mina täna siin teadvuse avardumise minutitega rääkimas sellisel teemal nagu kontroll. Mis asi see on ja mille jaoks see vajalik on ja kas see üldse on mingi asi või vaatame, arutleme sellel teemal. Mis asi on kontroll? Nagu ikka, olen välja otsinud ka sellise ametliku definitsiooni selle kohta, mis asi on Eesti õigekeelsuse sõnastiku järgi kontroll. Kontroll siis on objekti jälgimine eesmärgiga seda mõjutada. Teine variant, mis seal oli, et kontroll on siis soov millegi üle valitseda või siis oma mõju all hoidma. Ja võõrsõnade leksikonist leidsin ka sellise ladinakeelse või mitte ladinakeelse, aga prantsuse keelest tulnud tüve sellele sõnale või alge oli siis contrarotulus, mis sõna otseses tõlkes tähendab vastu rulli, ehk siis millelegi vastu minema, eks ole. Ja aladefinitsiooni järgi siis on see üks juhtimissüsteemi üks põhifunktsioone, mille käigus jälgitakse objekti olukorda ja juhitakse selle toimimist. Ja selle eesmärk on siis objekti optimaalse toimimise tagamine ja igasuguste kõrvalekallete eemaldamine siis. No väga põnev. Rõhutan kohe selles, võtan nagu fookusesse selle, et kõikides nendes definitsioonides on toodud välja, et see mingi et kontroll on siis mingisuguse objekti, eseme või asja või mehhanismi kontrollimine. Ja see on hästi oluline punkt siin. Sellepärast, et kui me lähme nüüd inimeste juurde või olukordade juurde, eks ole, eriti võib-olla inimeste ja elusolendite juurde, siis ma olen märganud läbi oma elu vaatluste käigus, ka läbi oma elukogemuse, et me kipume ikkagi kuidagi väljapoole seda kontrolli suunama, et me proovime justkui kontrollida kõike endast väljaspool ja mitte siis ainult nagu esemeid, vaid ka inimesi. Ja see on nagu hästi huvitav asi, sellepärast, et see läheb vastuollu sellega, et universumis kõrgemaid seadusi on vaba tahe. Et igal hingel, kes siia maale tuleb, on vaba tahe. Vabadus valida, mis nad mõtlevad, soovivad, kuidas oma elu elavad ja nii edasi. Ja kui meie siis nüüd proovime neid kontrollida, siis see tegelikult oma olemuses on vägivald. Mõni mõtleb, et mis sa nüüd üle paisutad? No tegelikult ma ei paisuta, et see on selline miniatuurne vägivald, mis siis tegelikult valjeneb kogu maailma. Sellest pilti, mida me näeme, ja siis vägivald aga laiemas mõistes, mis inimesed üksteise vastu siis sooritavad, soovis siis teist inimest kontrollida. Ja see läheb siis juba sellisesse kontrollisesse äärmusesse, kus tegelikult see pole enam kuskilt kaugeltki kontroll, sellepärast, et niipea, kui me proovime kontrollida kedagi väljaspoolt ennast, oleme me juba ise kontrolli kaotanud. Täielikult. Nagu täna kõndisin mööda tänavat ja minust sõitis mööda üks Toyota, kelle ees sõitis üks natukene aeglasemalt sõitev auto ja ma hakkasin hirmsasti naerma, kui ma lugesin sealt Toyota tagant, et seal oli sõna relax, mis tõlgib siis eesti keeles lõdvestu. Või ole rahulik. Ja siis see inimene lasi seal signaali ja siis ma panin nii naerma, et näed, et elu annab sulle sõnumeid, et kuule, võta rahulikult, et ära kiirusta. Aga selle asemel, et siis võtta neid elujuhiseid või selliseid suunamisi, me surume ikka, proovime kontrollida seda olukorda, mine kiiremini edasi. Ma täitsa kõva aega hakkasin seal tänava peal naerma, et see oli selline vahva paradoks, millele ma peale sattusin. Aga tagasi siis kontrolli juurde. Et kui me tahame tegelikult või kontroll on selles mõttes, kontrolli vastand on usaldus.
Ja see on hästi oluline meelde jätta, et kui on tohutu kontroll, siis tegelikult usaldust ei ole. Need kaks omavahel ei lähe kokku, on üks või on teine. Ja ainuke tõeline kontroll, mis meil saab olla, on iseenda üle tegelikult. Aga põrkan siis sinna nagu selles mõttes sisse, et see enesekontroll, mis see tähendab siis, et millist infot me näiteks tarbime, milliseid valikuid me oma igapäevaelus teeme, kuhu me oma tähelepanuga siis oma isiklikku energiat anname, milliseid, kas vaatame uudiseid, kas me toidame seda vägivalda, mis siin maailmas toidub oma tähelepanuga. Sellega ma ei taha öelda seda, et ära üldse vaata, mis maailmas toimub, et mine kivi alla või kaapasse, olegi seal. Ei, kindlasti mitte. Aga ülearune vägivalla toetamine, oma tähelepanu ainult toidab seda veelgi enam ja toidabki seda kohta, mida me tegelikult kontrollida ei saa. Me ei saa kontrollida maailma endast väljaspool. See, mis toimub meist väljaspoolt, ei ole selles mõttes meie kuidagi kontrollida, kuidagi kinni hoides või alla surudes või kuidagi, mis teeb seal. Muidugi ebaõiglusele tuleb tähelepanu tuua, aga selle jaoks on palju efektiivsemaid meetodeid. Aga tulles siis tagasi selle juurde, et tõeline kontroll on meil siis, saab meil olla ainult iseenda ja oma enda elu valikute üle. Kuidas me reageerime, kas me üldse reageerime ja keda me siis valime oma elus, eks ole, või mida me siis valime. Kuhu me valime oma energiat, aega ja raha siis investeerida, sest see ju teadupärast kasvab. Aga eks see teiste kontrollimine vist tulebki nagu sellest, et inimeste enesekontroll on võrdlemisi madal. Mille põhjal ma seda väidan? No ma väidan seda selle põhjal, et elustiilist tulenevaid haigusi siin ühiskonnas on väga palju. Ja elustiil on tegelikult ju puhtalt meie enda teha, kuidas me elame, mida me suust sisse topime, kas me liigume või me ei liigu. See on kõik meie enda teha. Ja enesekontrolli küsimus. Et kas ma suudan nüüd kontrollida seda, et ma päev otsa ainult koogikesi näost sisse ja ma toitun tasakaalukalt, või ma ei suuda ennast kontrollida ja ma ikkagi ajan ainult koogikesi näost sisse päev otsa, või nädalaid või kuid või mis iganes, eks ole. Või siis tõmbad suitsu või vahet pidamata või tarbin mingisuguseid muid meelemürke, süvenemata siis sellesse, miks ma üldse tegelikult käitun nii, nagu ma käitun. Sest seal ongi see kala, et inimesed ei julge nagu vaadata sinna kohta. Hirmus vaatavad, ma ei tea, mis seal on. Ja palju lihtsam on siis kontrollida kõiki teisi. Oi, näevad, tema pärast on asjad nii. Sina istu seal ja kuula, mis mina sulle räägin. Näiteks laste suunal, eks ole. Et justkui lapsed on need kõige suuremad selles mõttes ohvrid, et see täiskasvanute maniakaalne püüd kontrollida välist tihtipeale väljendub laste peal. Ja siinkohal ka see on üks suur põhjus, miks ma sellest teemast tahan rääkida. Et tuua inimesed tagasi siis sellesse kohta, kus see kontroll päriselt töötab ja toimib ja loob harmooniat siin ühiskonnas, sest niipea, nagu ma ütlesin, ma kordan ennast, sest see on oluline koht. Niipea, kui me proovime kontrollida kedagi endast väljaspool, see on vägivald. See on vägivald, see on vaba tahte vastu minek iga elusolendi puhul. Nii. Aga kuidas siis ennast kontrollida saab tegelikult ainult läbi usalduse, et me ei räägi siin nüüd sellest kontrollist, et hoiame kinni ja surume alla ja vaata, see on see väärastunud arusaam kontrollist, et see on kuidagi mingi sihuke vastu tahet tehtav, et meie tahtel pole siin nagu mingisugust pistmist ja see tulebki sellest samast, et me lähme välise vaba tahte vastu. Ja siis me mõtlemegi, et see ongi normaalne. Kontroll ongi kellegi vaba tahte vastu minek. Aga ütlen sulle kohe, et tegelikult ei ole. Tõeline kontroll baseerub usaldusele ja sellele, et ma tahan iseenda valikuid teadlikult suunata. See on tõeline kontroll. Kontroll enda elu valikute üle ja siis selle üle, kuidas mina reageerin justkui siis välisele maailmale. Ja see ongi see kõige esimene vägivalla vorm tegelikult, mida me mitte teadlikult siis teostame ja mis kajab siis kogu maailmasse. Sest tegelikult iga inimese sees on olemas selline sisemine kontroll,
kontrollija või selline suunaja, kes teab täpselt, mis on õige igas olukorras ja mis on inimlik, mis ei ole inimlik. Näiteks toon ühe hea näite Saksa liiklusest, selline katse tehti, et lülitati siis 1 päevaks välja kõik valgusfoorid Saksamaal. Ma ei tea, mis linnas see oli, aga see oli päris suures linnas. Ja siis oodati, et nii, nüüd läheb päev otsa, ainult kõige suuremad õnnetused juhtuvad, kõik politsei ja kiirabi ekipaažid olid valmis täisvarustuses, aga mis juhtus, oli see, et niipea kui väline kontroll või sund kadus ära, aktiveerus inimestes mingisugune sisemine kontroll ja ettevaatlikkus. Ja kõik olid palju ettevaatlikumad ristmikuid ületades, nad jälgisid palju rohkem, mis nende ümber päriselt toimub. Ja nad mingid väga-väga väiksed sellised üksikud õnnetusjuhtumid, ei ole kriimustused ja mis iganes, aga mitte midagi surmavat. Aga mis meil tänapäeva liikluses enamuses toimub? Meeletud liiklusõnnetused, sest me kogu aeg ootame, et keegi väljaspool meid peab meile ütlema, mingi märk peab meile ütlema, kui kiiresti me peame sõitma. Aga ja siis sellega tegelikult, kui me usaldame välist, niimoodi anname kontrolli endast välja, enesekontrolli, siis tegelikult me lülitame enda sisekontrolli siis ka välja. Et siis ongi see puhtalt nagu seal väljas, et okei, näe, see märk ütles, järelikult on nii, aga minu tunnetus võib-olla ütleb midagi muud, just ka sellise ohutuse koha pealt, et võib-olla kui on 90 ilmaolustikud tegelikult näitavad, et hoopis võib-olla 70 on palju parem ja minu sisetunne ütleb ju seda. Et jutu mõte siis see, et kui võtta ära see väline meeletu kontroll teiste inimeste olendite üle enda ümber, siis tegelikult aktiveerub nende enda sees see sisekontroll. Otse loomulikult laste puhul on see ikkagi, öeldakse monkey see, monkey do, eks ole, et nad näevad ju seda, mis neil ees on ja nad näevad ka seda maailma, mida me arvame, et nad ei näe. Ehk siis kui me ütleme, et oi, no vaata, liiga palju magusat ei tohi süüa, aga siis läheme salaja hiirime nuka taga ja endale räägid palju magusat näost sisse, on ja mis te mõtlete, et nad ei näe seda või? Muidugi nad näevad seda, nad tajuvad seda. Nad näevad seda nende meeltega, mis ei ole need, vaid nad tunnevad seda enesekontrolli puudumist meis. Et lapsed mõistavad palju rohkem, kui me tegelikult arvame ja väga peentasandil. Siinkohal ma tuleksingi siis selle juurde, et miks on hästi keeruline inimestel usaldada seda enda sisetunnet, on see, et nad ei julge tunda. Nad ei julge tundeid ja tunded on väga olulised informatsioonikandjad, mis annavad meile hetke olukorras, situatsioonist, ruumist ja ruumis olevatest inimestest väga adekvaatset ja väga täpset infot. Aga kui me ei luba endalt tunda ja lähme ruumi ainult siin aju tasandil loogikaga ja võib-olla on meil mingi plaan ka või lisaks kõigele muule, hakkab tegelikult segama meil adekvaatset olukorra hindamist. Ehk siis me muutume täiesti ebaadekvaatseks, kui me proovime välist maailma kontrollida. Nagu ma alguses ütlesin, niipea kui sa proovid kontrollida kedagi teist, oled sa juba kaotanud kontrolli iseenda üle. Nii, et siis kuidas päriselt saavutada see tõeline kontroll, mis aitab meil luua tasakaalu ja vägivallatust siin maailmas. Ongi see, et hakata kuulama lõpuks iseenda sisetunnet, lõpetada see üleplaneerimine ja kõige välise kontrollimine, vaid tulla tagasi siis sellesse enesekontrolli ja ausalt iseendale otsa vaatamise kohta, et kuidas mina elan oma elu, milliseid valikuid ma teen, kus ma valetan endale ja mida ma tegelikult kardan. Ja hirm näitab meile kätte väga olulised kohad oma elus tegelikult. Et mida ma kardan või mida ma proovin vältida siin. Üldiselt see on endale otsa vaatamist, sest mis iganes põhjustel on see keeruline koht, aga see on täiesti võimalik läbi sorteerida ja üle vaadata, et miks need hirmud seal on ja hirm on lihtsalt väljakutse. Selle toetuseks, et siis me veelgi rohkem saaksime jõuda tagasi sellesse, kes me päriselt oleme. Et hirm ütleb meile, et ole ettevaatlik, aga vaata, mis seal on. Sest see tegelikult takistab sind, mis seal taga on näiteks. Ja loob mingisugust kontrolli illusiooni, et ma saan kedagi teist kontrollida. Mitte keegi ei saa kontrollida mitte kedagi. Ainult juhul, kui inimene ise laseb. Jälle, vaba tahe.
oma vaba tahtega lubad kellelgi ennast kontrollida. Mitte keegi ei saa meid kontrollida tegelikult. Ainult meie ise saame seda lubada, kui meil puudub täielik enesekontroll. Nii et siis enesekontrolli aitab siis saavutada see, kui me õpime iseennast usaldama jälle. Usaldama seda sisemist tunnet, julgeme tunda, vaatame, mida see tunne meile parasjagu selle situatsiooni kohta ütleb. Ja siis see tunne saab siis aju tasandil meile tõlkida ennast siis informatsiooniks. Mul on selle kohta üks äge näide üks aasta, kui mul alles olin load saanud ja sõitsin sarnase ilmaga, nagu praegu on porin ja lörts ja tegelikult võrdlemisi ohtlik justkui, eks ole. Ja sõitsin Tartu poole kooli ja siis ma sõitsin sinna lörtsi valli sisse, et tee oli nagu lükkamata ja tundsin, kuidas auto hakkas nagu ära tõmbama ja rool hakkas ära kiskuma. Ja minu sees lülitus sisse selline, nagu filmides on vaata, kõik läks aegluupi ja minu sisse tuli meeletu rahu, see tunne, rahutunne tuli ja tegelikult see tunne ütleski, et nüüd on vaja jääda rahulikuks, see on parim, mis sa selles olukorras tegelikult saad teha. See oli see informatsioon, mida see tunne endaga kandis, eks ole. Panin seda tähele. See rahutunne ütles mulle, et hoia nüüd roolist rahulikult kinni, kindlalt hoia kinni ja vaikselt hakka seda rooli pöörama vastassuuna. Hästi natukene, mitte nagu meeletult, et rahulikult, vaikselt hoia, niimoodi rahulikult hoia teda, et ära sikut, ära kisu, lihtsalt ole hetkes, ole rahulik ja rahulikult pööra sinna sealt rööpasse siis tagasi ennast sinna sellesse puhtasse rööpasse. Ja paar hetke hiljem aeg justkui normaliseerus minu jaoks ja ma olingi tagasi korralikult, sõitsin uuesti tee peal. Ja see oli selline väljaspool siis tavatajusid kogemusega. See näitas mulle hästi selgelt vist üks esimesi kordi, mis mul jäi nagu nii tugevalt templina aiu ja minu kehasse. Et tegelikult see tunne, see, et ma usaldasin oma sisetunnet, päästis mu elu sellel hetkel. Nii et ma arvan, et see lugu jääbki siia lõppu praegu ilmestama seda kontrolli teemat ja lisan veel ainult seda, et kui me päriselt saame aru, mis on kontroll, siis jumal ükskõik, mis seal väljaspool meid toimub, kuidas keegi on või ei ole või meie sees on alati rahu, usaldus ja rõõm. Ja usaldus just selles osas, et kõik ongi täpselt nii, nagu ta on mõeldud olema. Ja kõigel on mingi kõrgem põhjus või eesmärk. Meile kas midagi õpetada või meid juhatada kuskile või suunata või aidata meil siis avardada oma teadvust. Me näeksime asju natuke suurema pilguga ja ei oleks nii altid siis looma mingisuguseid selliseid illusioonseid olukordi oma elus, illusioone kontrollist või mis asi see päriselt on, et tuleksime igas olukorras tagasi iseenda sisse. Sest seal on alati kõige täpsemad ja selgemad vastused meie jaoks, mis meid toetavad ja juhatavad käima just seda teed, mida meil siin on vaja käia turvaliselt, hoitult ja inimlikult. Nii et ma loodan, et see video inspireeris sind olema teadlik sellest, mis toimub sinu ümber, aga eelkõige olema teadlik, mis toimub sinu sees ja mõistma, et kõik see, mis toimub sinu sees, toimub ka väljaspool sind. Et järgmise nädalani, väekas eestlane, ole hoitud.